eelaimust nüüd ei olnud, et midagi juhtub, aga midagi väga raudult. Ja kuskil 2:30 ajal või natukene pärast 2:30 oli meile telefon, helises telefon ja ma võtsin telefoni, aga keegi minuga ei rääkinud, vaid ohkas ainult telefoni. No see oli jah nii, kuskil 2:30 vahel. Ja uni oli järjekordselt häiritud, aga kuidagi ma nagu ikkagi uinusin, ma mõtlesin, see oli eksitus võib-olla, aga hommikul, kui ma ärkasin, ka poeg ütles, et jah, ema meile keegi öösel helistas. Siis kuskil kella 6 ajal helises uuesti telefon ja helistas mulle Harri Tuubi, kes tegeles tol ajal Estonia peal tantsijate ja niisuguse muusikute ja nende vahendamisega. Et kus on sinu abikaasa ja mis on juhtunud. Ma mõtlesin, no mis on juhtunud, et mismoodi, kuidas võis Estonia, mis tähendab uppuda. Aga kell oli ju 6, mulle tundus kohe, et abikaasa tegi seda eksamit, mis ta pidi nagu tegema oma viimase eksami ära, et ilmselt sõttis ta siis nüüd kivide otsa või karidele või midagi taolist. Ja mõtlesin isegi nii, et ilmselt tuleb nüüd kinni minna, aga et inimesed ju kõik pääsesid, sest et seal ju hüppa kaldale kohe, kallas on ju nii lähedal. Aga Harri ütles, et ma helistan sulle tagasi, sest ta oli tõesti ärritatud, et mis nüüd teha, kas me peame sõitma kuskile või kas või helikopter võtta. Et aga mine tee televiisor lahti. No ma tegin televiisori lahti ja raadio ka, siis oli selge, et see juhtus, mitte, see juhtus kummalisel ajal, kus niisama laev uppuda lihtsalt ei võinud ja ma ei saanud aru esialgu, mis juhtus tegelikult. Ma tõusin ülesse, poeg on üles ei ajanud, kuigi ta pärast ütles, et ta sai aru, et midagi, telefonikõne oli mitte kõige meeldivam. Ja siis ma ootasin, et keegi mulle rohkem ei helistanud ja sain aru ka, et ilmselt ei tea sellest ka proua Anderson midagi. Ta oleks igal juhul helistanud ja kuskil kella 7 ajal ma arvasin, et tahavad lapsed kooli minema või ajad nad ülesse ja natuke peale 7, et ma helistasin ta ise. Selline lugu on. Tee televiisor lahti ja ole rahulik ja me ei tea ju veel mitte midagi. Kuigi öeldi, et pääsenuid üldse ei ole ja kõik oli nii ebaselge. Ja siis aga ma peaks ütlema, et kui ma nagu tõusin voodi ääre peale, ma jäin nagu tükk aega istuma. Ja tõusin püsti ja ma mõtlesin, et nojah, aga tegelikult ju abikaasa võis ju pääseda. See ei ole ju välistatud, kes pääses, mismoodi, nii et mul niisugust hirmu ei tekkinud. Ja kui ka poeg üles ärkas ja ta ütles ka, et meil ei ole ju isa, ma ütlesin, aga isa võis ju pääseda ja ta ütleski, et ja mul ka tekkis selline tunne, et niisugust ei tekkinud, et midagi väga rasket oleks südamele vaevama jäänud ja seda vaeva ei ole tänapäeval. No ja siis see päev läkski lahti, siis hakkasid juba inimesed helistama ja siis oli selge, et on midagi kohutavat juhtunud. Aga mulle tundus, et niisama see laev siiski uppuda ei saanud. Kõik ju seletasid ja selgitasid alati, et see on meie kõige kindlam ja kõige ilusam ja mitte ainult ilus muidugi ei seisa laeva omadused, aga et ta väga kindlalt on vee peal ja uppuda ta kunagi ei saa. Et seal pidi midagi muud või kummalist juhtuma, sest meil ikka viimasel ajal olid hästi moes, ja tänapäevani on need pommid ja niisugused. Nii et mulle tundus, et see ei ole õige asi. Aga nüüd 1,5 aastat möödas ei oska öelda, mis siis tegelikult juhtus. Umbes poeg läks kooli. Ärkas ülesse ja mitte nii, et ma oleks pidanud ütlema, et mine nüüd kindlasti kooli, vaid ta läks kooli ja väga õigesti tegi. Ja umbes vist 9:30 ajal oli, kui ma kuulsin raadiost, põhiliselt ma raadiot nagu kuulsingi, et pääsenud on üks kaptenitest. Helistas mulle ka proua Anderson, et võib-olla ma tean kumb. Ma peaks ütlema, et ma üldse nagu ma vist
oli see šokk või mis see oli, ma ei reageerinud nagu kõigele, tegelikult isegi praegult on paljud mu käest küsinud ja mu kolleeg isegi just siin nädal aega tagasi ütles, et mis ikka oleks juhtunud, kui sa tõesti oleks sõitnud kohe Soome, nii nagu sulle soovitati. Aga ma olin kuidagi, no mitte, ma ei tea, ma ei olnud hakkaja või miski asi mind nagu takistas kuskile sõitmast ja minemast ja uurimast tegelikult. No ja siis 9:30 ajal, see oli esimene, et pääsenud on üks kaptenitest. Aga nagu ei öeldud veel. Ja siis helistati, tuttavad helistasid Lääne-Virumaalt, et nemad nagu kuulsid, no raadiod on ju meil palju, Kuku raadio ja Raadio 2 ja nemad vist kuulsid Raadio 2-st, et keegi Rootsi noormees oli kuskil saarel olnud, kus olevat olnud ka üks kaptenitest. No kõik rääkisid üks kaptenitest, ega ei reisi ja mulle tundub isegi võib-olla meeskonna liikmed ju ei puutunud üldse kapteniga kokku, sest laev oli niivõrd suur ja meeskond piisavalt suur, nii et sellele reisijale ka ei öelnud see mitte midagi, nimi Aavo Piht või isegi nägu, aga ilmselt keegi seletas, et ma olen üks kaptenitest. Ja nemad helistades, kui nad helistasid, ütlesidki, et see oli Aavo, kes pääses ilmselt. Aga nimekirjad hakkasid tulema 11:30, siis juba öeldi raadios, Kuku raadios, et pääsenud on kapten Aavo Piht. Sünniaasta oli veel 1954, mis oli ilmselge, mulle tundus, et inimene oli see öelnud seda. Ja kella 12 ajal, kui tulid televiisoris nimekirjad, jätkusid need pääsenute nimekirjad, siis oli seal ka kapten Piht, siis kõik helistasid, poeg tuli koju ja selles mõttes, et hea meel oli, kuigi praegult mõtled, et see oli ikkagi väga väike osa inimestest, kes pääses. Enamus ju ikkagi, me ei tea, kus nad on, mida nemad tundsid ja mismoodi, kuigi ka pääsenutes nahas ma ei taha olla, mida nad võivad mõelda praegult ja mida üle elada. Ma arvan, et ega neil, kohati tõesti mõni võib mõelda, et parem, kui ma oleksin jäänud. Nii et see oli esimene informatsioon, mis ma sain. Aga me tahtsime helistada ka Soome ja Rootsi, kõik need, mis anti need informatsiooninumbrid, igal pool olid telefonid kinni, aga meie tuttavad helistasid siis esimesel õhtul põhiliselt just Rootsi, kus vastati ka, et Piht on pääsenud. Siis juba, kui tekkis järgmine päev see ebaselgus, et nimi on kadunud, helistasid nad järgmine päev Rootsi, ikkagi Piht oli veel nimekirjas, nii et põhiinformatsioon tegelikult me hankisimegi Rootsist, kus vastati, et Aavo Piht, jälle sünniaasta 1954, on pääsenud. 1. oktoobril, see oli laupäevane päev, ma käisin ka Estlainis ja Jüri Saarinen näitas mulle siis seda lehte, kus olid, kas oli 16 või 19 nime, ma enam täpselt ei mäleta ja nende hulgas oli ka Aavo Piht. Aga ta jäi väga tõsiseks ja ütles, et vaata, mis on ikkagi kirjutatud taha, et osa nendest on surnud. Ja siis oli veel selline märge all, et ja osade nimed ei ole täpselt, võib-olla nad olid soomepäraselt kirjutatud, Eesti ja Soome tähestik on erinev. Võis ju siis oletada, eks ole, et ta on hukkunud, aga tema surnukeha ei ole. Nii et ei saagi aru, kust ikkagi sattus see nimekirja. Ma ei ole saanud kuskilt sellele küsimusele vastust. On the first day she had a phone call from Germany and seda ei räägi. Maybe she will talk about that. Yeah, okay, yeah. Was this from the last answer, that was all what you translated now? Nüüd on seletatud, see on nüüd, aga just see helistamine, see oli siis sellel samal päeval umbes 2:30 või umbes niiviisi, kui helistas Saksamaalt, nüüd on ta Mare Baltikum, siis ta oli
ma ei mäletagi enam. Diana, no ühesõnaga selle laeva pealt helistas kapten Moiki, me oleme väga head perekonnatuttavad 20 aastat rohkem juba. Ja ütles, et noh, Sirje, et sul on vähemalt vedanud, et Avo on pääsenud ja mina ei ole näinud seda, aga ma annan kohe meestele üle, kes noh, nägid televiisorist. Ja ma nagu olin ikkagi veel niisugune haevill ja mitte võib-olla ei haaranud nii tugevalt sellest kinni, et hurraa, et nüüd te nägite ka veel. Ma isegi küsisin, et on see ikkagi tõsi, et te nägite. Ja nad, ma enam ei mäleta, kellega ma siis rääkisin, ütles, et kas me siis nüüd ei tunne ära, et tõesti oli Aavo. See oli nüüd samal päeval siis. 2:30 umbes. Seesama film, millest me ei saagi aru, milline see film siis oli, mida näidati, sest mina ei ole sellist filmi küll näinud, kus oleks olnud minu abikaasa peal. Then she phoned from Germany and said that haven't you seen the film? Nimekin oli ta. Sirje Johansson on mulla nimet tõesti. Sirje Johansson, jah. Ma olen tema juures külas käinud ja tema nagu rääkis, et ta nägi kapten Pihti, et ta nagu kuulis häält ja vaatas, et kapten Piht oli tal selja taga või kuskil külje peal. Mina veel küsisin, et mis tal seljas oli, kas tal oli päästevest. Ta ütles, et igal juhul tal jäi meelde, et tal oli valge särked ja tundus, et olid varrukad üles keeratud. Aga pärast seda, siis ta rääkis juba oma lugu, kuidas ta pääses ja mismoodi ta ühesõnaga ta rohkem nagu ei mäleta ja tegelikult ma kujutan ette, ikkagi öö oli ju pime ja ikkagi ilmselt ka tormas. Nii et see oli väga haruldane, kui see pidi ka ära tundma inimese, kes võis öelda, et väga paljud on ju küsinud, et kas sa ei näinud minu seal last või meest või poega. Inimesed on ju kohtunud teineteisega, et mingitki kinnitust saada, kõik on ju teadmatus. Me ei saa ju võrrelda seda liiklusõnnetusega, nii nagu on väidetud, tahetud. Isegi minu mõnest laevandusest keegi ütles, et liiklusõnnetus juhtub iga päev ja mida need inimesed nüüd tahavad veel, see ei ole ju liiklusõnnetus. Teadmatuses on ju kõik need. Ma kohtun väga paljude hukkunute lähedastega, kes tulevad lihtsalt küsima, et kas ma ei tea midagi ja võib-olla on elus keegi või mida võis tunda tema see poeg või tütar või see on teadmatus inimeste jaoks ikkagi ja nüüd veel teda katta mingi betooniga, ma ei kujuta ette, kes on need inimesed, kes on otsustanud seda. She has only met Sirje Johansson. Your husband in the same life raft for a while or for a longer time. Have you spoken to them or have you any information about that? Jaa, ma olen kohtunud nende tütarlaste emaga ja samamoodi olid nimekirjas ja ei tea, mis edaspidi juhtus. Nende vend elab Inglismaal Londonis, kes tegelikult helistas ise ka Stockholmi. Me ikkagi püüdsime seda informatsiooni saada võimalikult palju just nimelt Rootsi poole pealt, et see on korrektne, täpne ja õige, et Eestis võib-olla meil niisugust päästeteenistust ju veel, see oli ju esimene suur asi, kus me üldse taipasime, et meil ka on vaja midagi niisugust organisatsiooni, midagi sellist organisatsiooni, et kui toimuvad õnnetused või midagi taolist. Nii et põhiliselt me hankisin informatsiooni ikkagi Rootsi poole pealt ja ka nende vend oli helistanud siis Stockholmi, kus ta oli nagu küsinud ühe õe kohta, ma enam ei mäleta, kumb see siis oli, aga seal järgi oli ka teise õe nimi ja siis oli küsinud see sealt, et kas see on ka teile sugulane ja ta oli öelnud, et oi, et see on minu õde ka ja siis oli õnnitatud, et ka tema on pääsenud. Nii et seda ma nagu kuulsin ema käest ja
tegi ka Mark Soosaar filmi, mida nüüd ei ole küll me näinud keegi, aga tema kohtus ka selle vennaga Londonis, kes sama juttu rääkis ja proua Veide on ka kuidagi niisugune, no ta ütleb, et abi ju kuskilt ei saa, et ta on ju kirjutanud ka Stockholmi ja palus vist isegi ajalehes avaldada tütarde pildid, aga sai vist niisuguse ebamäärase vastuse, et noh, kui on hukkunud, siis on hukkunud ja mida veel siin seletada või ajalehte panna pilti, nii et ta ütleb, et ei olegi toetuda mitte millelegi ega mitte kellelegi, et samamoodi on, ma ei tea, kas on nüüd moeasi või käia mingite selgeltnägijate või sellise, noh, midagi taolist kuskilt niisuguse koha pealt abi saada. Aga muidu ju keegi pole öelnud, ainult üheselt, et inimene on hukkunud ja kõik. She has only spoken to the mother of those two girls, and their brother lived in London. So he phoned to Stockholm, and Stockholm was the place they got information. And they were really searching for information from Stockholm because they thought that the Swedish side have correct information and like this. And their brother also phoned to Stockholm, and he said that congratulations, your both sisters are alive, like this. And afterwards, their names disappeared from the lists, and they sellele informatsioonile otsida siis seda algust, kust ja kes seda ütles. Ja noh, ma ei tea, mul on seletatud uurijate juures, et keegi ütles ilmselt selle nime maale saabudes, et tema nägi Pihtavot või ma ei tea, kuidas ta teadis sünniaastat, aga kust see täpselt, ma olen ka mõelnud, et seda ei ole ju raske tegelikult selgitada täpselt, kust tuli esimene informatsioon, et kapten Piht on pääsenud, kes ütles ja kuidas sattus nimekirja ja veel sünniaasta nii täpne, et noh, minu jaoks oli see kummaline, aga ma ei ole sellele küsimusele saanud vastust. Ka selles viimases kirjas presidendile, mida minu abikaasa ema kirjutas, ta küsib ka, et no ei ole võimalik, et nii suure õnnetuse puhul oleks kogu informatsioon hävitatud või et ei ole võimalik taastada, aga me ei ole vastust saanud. She said that she haven't got an answer to the question from where the information came, and she see kirja, mis kirjutas abikaasa ema härra presidendile, vastabki siis presidendi kantselei direktor, et Eesti merelaevandus koostöös Välisministeeriumiga tegeleb selle küsimusega ja täpsustab seda. Ma siis hakkasin nagu uurima, et kes Välisministeeriumis siis tegeleb. Tuli välja, et see oli nii esialgne informatsioon, et kui nad tuvastasid neid surnu kehasid Soomes, et siis tõesti Välisministeerium oli seotud sellega ja selle nende matuste korraldustega oli seotud. Ja Eesti merelaevanduses tegeleb võib-olla praegu ka veel härra Songi, kes nagu ta mulle ütles, et ta nagu jätkuvalt korjab seda informatsiooni ajalehtedest, et kuidas, noh, mismoodi informatsioon liikus ja kust võisid tulla need nimed ja need eksitused. Ma ei ole nüüd temaga rääkinud, kas ta jätkab seda tegevust või on see nüüd lõplikult lõpetatud, aga järgmisele kirjale me ei ole vastust saanud, see on juba nüüd aasta tagasi. Me ikkagi ei tea veel, kust tulid need nimed. So she said that oktoobril siis 1994. aastal pärast televisioonis selle filmi vaatamist me läksime koos härra Langiga Kuku raadiost Estline'i
ja ma nagu esimest korda üldse tulin nagu välja ja kohtusin nagu Estline'i inimestega. Ja siis mulle näitas seda Jüri Saarinen, seda faksi ja ta just rõhus sellele, et loe hästi läbi see faks, sest seal oli kirjutatud, et 9 inimest nendest on surnud. Noh, siis ei olnud ju veel identifitseeritud kedagi ja ühesõnaga ilmselge, et vähemalt on olemas surnud keha. Aga seda ma ei ole praegu. Et selle faksi peal oli 9 inimest oli seal juba, aga need nimed olid eraldi välja ka toodud tegelikult, kes juba olid surnud. Nende hulgas veel surnude hulgas Kalev Vahtrast siis ei olnud. Tema nime taga isegi kuskil, mul on väga selgelt meeles, oli kuskil nimekirja keskel oli Kalev Vahtrast, tal oli isegi kehatemperatuur sinna taha märgitud. Aga hiljem ma nüüd seda faksi, kus see on. Ma ei ole ka tema otsimisega muidugi tegelenud, kas ta on Estline'is veel või ei ole. Ja üldse alguses ma lootsin, et selle probleemiga ikkagi tegelevad uurijad, politsei. Lootsin ka Eesti mere laevanduse peale, kus ikkagi abikaasa 20 aastat on sõitnud 10 aastat sellest kaptenina ja ise nagu tuttavad ütlesid ka, et sa lootsid asjad, sa oled pidanud ise aktiivsem olema ja tõesõna sõitma esimene päev kohe Soome, aga mul ei olnud lihtsalt seda peale hakkamist ja võib-olla kui keegi oleks öelnud, et Sirje, lähme koos, aga kõik olid ikkagi esialgu šokis. Mina kaasa arvatud, ma püüdsin küll väga rahulik olla ja väga niisugune oma abikaasa vääriline, et mitte tekitada ja sattuda paanikasse. Nii et võib-olla selle pärast ma ei läinud, aga nüüd see on nagu tagantjärgi tarkus. Millal see oli see faksi? 1. oktoober. Ja Jüri Langiga, eks ole, läksite? Ei koos nagu? Rein Langiga. Jüri Lang on ka olema. So on the 1st of October she went with Mr. Jüri Lang, Rein Lang, to see the facts in Estline. And she was told that watch very good. Piht, kapten 1954. Aga kuna see oli 1. oktoober ja juba oli kadunud, siis just nimelt Jüri Saarinen nagu püüdis või võib-olla lohutada või kuidagi selgitada, et Sirje, et ta on lihtsalt võib-olla leitud uppununa. Et kuna on eksitus ja inimest ei ole kuskilt haiglast leitud, et siis on ilmselt surnu keha. Ja võt selle sama faksi taga olid juba ka siis, seal oligi kirjutatud, et osa nendest sellest nimekirjas olevatest on surnud. Ja need olid 9 inimest. Nende nimed olid eraldi toodud siis. She said that kui aus olla, siis ma ei olegi nagu, ma sain aru, et see on kõik lihtsalt tühi jooksmine ja asja selgitamine, et see ei vii mind mitte kuskile ja olen nagu võib-olla lootnud, et aeg toob ise selguse ja ma ei ole nii seda faksi, ma olen kohtunud härra Karmiga keskuurimisbüroost, kes nagu tegeleb selle asjaga ja rohkem ma nagu ma ei ole haiglaslikult otsinud midagi, et nii kui mind uksest välja aetakse taknast tagasi ja selles mõttes ma ei ole niiviisi tegelenud sellega, ma ikkagi võib-olla loodan jälle, et uurijad peaksid tegelema sellega. Did you see where it came from? Was there an upper part? Ja, ma ei mäleta enam täpselt, seal üleval oli küll jah midagi, aga ma sellele niisugust erilist tähelepanu ei pööranud, aga mulle tundub, et BNS-ist vist oli see tulnud. Ja, Estline'ist oli saanud selle meie BNS-ist, aga BNS oli vist saanud siis, ma sain aru, ja seal oli kirjutatudki nii, et informatsioon põhineb, üks moment olen, ma täpsustan, ka. Ja see informatsioon põhines ikkagi kõik Soome ja Rootsi haiglatele.
informatsioonile sellele, mis saadi. She saw that the information was based from the Leineni juures ja seda faksi vaatasime ja ei teadnud siis, kas on siis nüüd elus või surnud, sest või uppunud. Leitud teda ei olnud ega meile seletati vähemalt, et ühendust temaga ei ole saadud. Võttis seal samas minu juures olekul telefonikõne Eesti saatkonnaga Helsingis ühenduse Piret Saluriga, et kas nemad on uurinud midagi. Ja siis ma kuulsin, Piret Saluri nagu vastas nii, et me oleme kõik haiglad otsinud läbi ja me ei ole leidnud kapten Pihti, et nagu lohutage mind, tervitage mind. Ja ilmselt see oli eksitus, et see nimi sattuski ilmselt niiviisi nimekirja, et televiisorist keegi nägi ja arvas, et on tema ja andis nagu selle nime üles. Nii seletas mulle Piret Saluri sealt Eesti saatkonnas. Soomest nagu? Soomest, jah. Siis ta oli Soomest. Kes see helistas? Juljo Saarinen. Sel samal siis, kui me olime Estline'is. So while she was in Estline, then contact with you to investigate this case. Minuga on ühendust võtnud kõigepealt Eesti politsei, aga nüüd ma võin segamini ajada, kas see oli kriminaalpolitsei või ühesõnaga politsei helistas minule 1. oktoobril ja telefoni teel teatas, et tulevad 2 noormest politseinikku ja tahavad minuga rääkida. No see oli kohe vahetult, oligi ukse keel ka ja need 2 noormest olid ukse taga. Mul oli tol korral külas minu sõbranna ja abikaasa klassivend Hiiumaalt. Ja kui need 2 noormest sisse tulid, kõigepealt küsisid minu käest, et kus on minu abikaasa. Mul oli niisugune kummaline tunne, et ma teda nagu varjaks kuskil kapis. Ja ma tõesti ütlesin, et ma ei tea, kus ta on, et ma arvan, et te peaksite nagu ise rohkem teadma, aga ma olen kindel, et ta on elus. Selle peale nad vastasid, no ma ei tea, kas nad olid nii kompetentsed või milline oli nende auaste, et sellist vastust anda. Et ka meil on sellised andmed, aga me jäime hiljaks. Ja siis muidugi käisin ma ise ka ikkagi selle härra Karmi juures keskuurimisbüroost ja olen käinud ka Soomes selles rikospoliisi on siis, kuidas öeldakse ka kriminaalpolitseis, kuhu ma sattusin tänu ühele tuttavale Helsingis, kes hakkas uurima, et miks ei ole ikkagi Soome, kui inimest otsitakse, et miks ei ole tema pilti ajalehes. Oli küll kapten Andersoni pilt, aga mitte kapten Pihtist ei olnud pilti. Ja korraldas selle esimese kohtumise just seal kriminaalpolitseis. Tegelikult see oli ka Eesti esindaja seal tol korral just nimelt tuvastamisega seoses. Ja põhiliselt see oligi selline, istusime ja ma kirjeldasin, milline mu abikaasa välja näeb ja mis on tema eripära, et siis tol korral nagu tuvastati surnud. Ja tegelikult kogu selle informatsiooni andsin ma ju ka 1. oktoobril just nimelt Helsingis olevale Eesti politsei esindajale tema eripärad, et on seal pimesool haab või midagi taolist. Nii et see informatsioon oli olemas. Aga veel järgmisel aastal alles kus politseist kuskilt helistati, et tulge palun nagu kirjeldage oma abikaasat, et milline ta välja näeb või midagi taolist, siis ma ütlesin, et mulle jääb tõesti mulje, et tema otsimisega ei tegelda, kui praegult ma pean veel seda kirjeldama, milline ta on, ja ma lihtsalt ei läinud. Nii et ma olen käinud 2 korda Soomes, 1 kord siis lihtsalt sellel vestlusel ja teist korda seda filmi vaatamas. Aga Rootsi politsei minuga ühendust võtnud ei ole. So the first time when she was in connection with police was that
Estonian from He never got into contact with you. ei, Rootsi poole pealt ei ole minuga tõesti mitte keegi ühendust. And also the Swedish authorities have never informed you officially that there is an investigation going on. Ei, And they have also never asked you to come ei. to witness something. Ei. Ma olen käinud 2 korda pärast nüüd Estonia õnnetust üldse Stockholmis ükskord suvel ja nüüd siis aastavahetusel, aga mitte mingit vestlust ma ei ole sealsete politseinikega. Ei ole toimunud mingit jutuajamist. Ja kirja ma ei ole saanud, ütleme võib-olla telefoni ka ei saa kätte või ma käin tööl või vähemalt ka kirju mulle ei ole mitte mingisuguseid saadetud ega mingit informatsiooni selles osas ei ole. she said that she There. Nobody seems to investigate in reality. Do you have the feeling that that there is not a serious investigation going on about this case? Mul on niisugune tunne, et aeg võib-olla teeb oma töö ja aeg annab aru sellele õnnetusele ja kõikidele nendele nimekirjadele. Ma ei olegi nagu kedagi võib-olla süüdistanud ka, keegi ei ole tegelenud sellega. Sest nii palju, kui ma olen sellega tegelenud, see ei ole mind mitte kuhugi viinud ja võib-olla nagu jõudu ka enam ei ole. Tegelikult ju sügisel saab juba 2 aastat sellest möödas ja minu meelest ei ole ju me mitte kuhugi jõudnud selle informatsiooniga ka, mis siis tegelikult juhtus. Ja minu meelest härra minister komisjoni esimehena nüüd nagu väidab, et laev oligi valesti konstrueeritud ja ei tohtu nüüd, kui sõita sellistes vetes, siis minu meelest oli ju härra minister, transpordiminister siis, kui alustas oma sõitu Estonia Tallinna Stockholmi liinil. Ma ei kujuta ette, kuidas võidi niisugune laev siis üldse liinile lasta või kus tekkis see viga või tähendab, ma olen endale seda selgeks teinud, et ma ei saa süüdistada ju laeva ehitustehast, sest laev oli ikkagi juba 14 aastat sõitnud ja polnud ju keegi öelnud ennem, et laev on üldse valesti ehitatud või midagi taolist. Nii et ma ei ole päris võib-olla mõelnud ka sellele, mis siis nüüd ikkagi toimus, miks uppus ja mis juhtus. Nii et ma ikkagi loodan, et kas aeg või uurimine või mingi juhus toob selle kõik päeval. Not moved at all. Mina olen saanud ka kätte selle töölepingu järgse raha, mis oli siis 170 000 ja lapse eest 56 000. Meil on 19-aastane noormees ja teda koolitada on vaja, ma lihtsalt sellepärast pidin selle raha vastu võtma. Aga tegelikult see 170 000 on minu abikaasa umbes 8 kuupalk või 10 kuupalk. Oleks ta nagu sõitnud edasi merd. Nii et see töölepingu järgne raha on väga väike tegelikult kapteni jaoks, sest elu oli rajatud hoopis teistele võimalustele ja teisel tasemel, et nüüd sellega kõigega toime tulla. Aga Estain on kohe alguses nagu eraldas meile mõlemile kaptenile ka nagu lootsi sõidu eest raha. Ja praegult saab poeg pooli aja eest nagu nüüd kuni maikuuni saab 1000 krooni punaselt ristilt kuus. Nii et niisugused
rahad on tulnud, aga nüüd mulle tundub, et nüüd juba unustatakse see kõik ja me peame ikka iseenda eest kõigepealt seisma ja iseendaga toime tulema. Ma käin tööl, kuigi see kõik ei ole mitte kapteni palk, mida mina saan riigitöötajana. Nii et raske on selles mõttes muidugi. Elu oli rajatud hoopis teisel tasandil. Me oleme 20 aastat nüüd juba rohkem abielus olnud ja vaeva näinud, et oma kodu rajada, mis ka võib-olla lõpuni ei olegi veel nii ehitatud, nagu abikas oleks tahtnud. Nii et rahaliselt on muidugi raske. Elukindlustuse raha meeskonnaliikmed ja pääsenud meeskonnaliikmed ju saanud ei ole ja see on vist veel kõik nii selgusetu ja segane, et tähendab, ilmselt ei olnudki meeskonnaliikmed siis üldse kindlustatud. Tundub nii. You can change the cassette in between then, no? I mean, one more please. Yeah. Ju kapteni kohustus oli laevaga sõita ja see, et meeskonnatöö toimib ja reisijad rahule jäävad, pidi tema oma alluvatelt nõudma, aga see, mis kaupa laevas oli, see tuli lihtsalt õigesti paigutada ka vastavate inimeste poolt. Aga mis toll sinna pani, kas ta saatis tühjad autod või pommidega autod, no see ei puutunud minu meelest ju üldse kaptenisse. Aga kuulujutud tõesti olid jah niisugused, et tahtis teha avaldust, no kui saaks, küsiks ta käest, aga pole võimalust küsida. Do you actually feel that is a fair compensation what you got? I just want to pick up on that last question once again. Kas see on õiglane kompensatsioon? Is it a fair compensation you got or do you think, I mean, after all your husband was a captain. I mean, he was not somebody. Yeah. And they saved also quite a lot of money by not putting a Swedish captain on the boat. They saved every month. Ja. So do you feel now that is fair what they do to you? Tähendab, laevas oli tõesti mitte ainult kapten Piht ja kapten Andresson, vaid oli ju veel ka 3 Rootsi kaptenit. Ma ei kujuta ette, mis kompensatsiooni nemad saavad, aga vaevalt, et oma 10 kuu palka. Aga mis puutub nüüd õiglusesse, et ütleme seal kokad ja kaptenid, väga raske otsustada. Noh, inimesed on, kõik inimesed, seda ikkagi oleks pidanud paika panema siis võib-olla Eesti merelaevandus või Estline või kes ja väärtustama oma kaptenite või ükstas kõik kelle tööd. Aga seda oleks ju pidanud tegema nende ülemused, aga ilmselt olid ka kaptenid sellega nõus. Miks nad sellega nõus olid, ta ainult seda teab ja arvasid, et laev kunagi ei upu ja niisugust asja ei saa üldse juhtuda, nii et raske on süüdistada, et keegi peaks rohkem või vähem saama, aga igal juhul peaksid saama võrdselt reisijatega. Ja Rootsi kaptenid, Rootsi ühiskond on teine ja väga raske otsustada, kui palju keegi peaks saama, aga igal juhul ei ole minu meelest päris õiglaselt kaptenite tööd väärtustatud, aga seda oleks pidanud juba eelnevalt tegema, mitte nüüd pärast õnnetuse järgselt. Selles mõttes, et kas mul on olnud mingid nagu märkid või vihjed umbes, et ta on elus või et ei ole kindlalt midagi. Kuidas seda tunnetab? Jah, ma tahangi öelda, et see on niisugune südametunnistuse asi vist. Ja väga paljud kaartide pealt ju tõesti ei saa lugeda, kas keegi on elus või surnud, aga ilmselt on ka neid tädisid ja neid sugulasi, kes alguses panid kaarte ja mõtlesid, et ütleks nüüd mingigi märk seda, et ta on elus. Aga raske on otsustada, sest tõesti konkreetset informatsiooni ju ei ole mulle keegi öelnud ja ma leiangi, et see on minu ja sugulaste ja tuttavate niisugune südametunnetuse asi, kes mind ikkagi lohutavad ja ütlevad, et nende süda on ka kerge midagi.
aga muidugi on ka neid inimesi, kes arvavad, et noh, see on ebareaalne kõik. Aga siis ma jälle ise ka kas mõnda filmi või mingit lugu juhtun tavaliselt just midagi taolist vaatama või kuulma, kus inimene ilmub isegi 10 aasta pärast välja. Ja alguses mul oligi selline tunne, et tegelikult ennem aastat igal juhul mitte midagi. Keegi ei ilmu, midagi ei toimu, sest et õnnetus oli ikkagi niivõrd suur, mille uurimine võtab lihtsalt aega ja võib-olla ei olegi üldse õige, et inimesi lastakse, noh, ma ei ütle nüüd, et kedagi hoitakse vangis või kinni, aga selles mõttes vabadusse või võisid ju ka inimesed ise šokis olla, et esialgu ma mõtlesin ka seda, et niivõrd šokis oli inimene, et ta lihtsalt tuli kuhugi paigutada, et ei olegi võimeline üldse edasi olema. Ka seda ma mõtlesin tegelikult. She said that she haven't got any certain signs that her husband is. You keep your hope for that. Tähendab selles mõttes, kuidas ma kujutan seda ette või? Ja, et kuidas te oma usku hoiate või et näete, et te ikka usute seda? Miks te on? Did you think about it? I mean, did you have detailed thoughts or is it just a guess? Is it just coming from? Väga palju mõtlen selle peale. Väga palju tegelikult. Ma lihtsalt võib-olla ei räägi sellest. Aga elu on niivõrd probleemide rohke ja kuna ma käin tööl, siis tõesti ma päeva jooksul sellest võib-olla ei mõtle, kui keegi ise ei tõsta seda probleemi üles, et noh, seal oli seda või teist informatsiooni, aga ma ei oska öelda, ma ikkagi selles mõttes tõesti see on südametunnistuse, selles mõttes südame asi, et ma nii nagu ma ise tunnen, aga ma mõtlen loomulikult sellest. Rohkem kui keegi arvata oskab isegi. Seda, kas nad tundsid, kas Kalev Vahtras ja Aavo Piht tundsid üksteist, aga tundsid kindlasti ennast või teineteist Rutt Vahtras ja Aavo Piht, sest Rutt Vahtras töötas Tallinkis ja abikaasa oli ju kapten Soomeliinil ka. Nii et nad tundsid, Kalev Vahtras abikaasa tundis minu abikaasa väga hästi, aga kas ta Kalev Vahtras tundis, ma ei oska öelda. Ma ei tea. She didn't know whether he knew Kalev Vahtras. Üldse, et ma olen niisugune nagu ma olen ja ikkagi vist tänu Eesti Kontsadele, kes mind tööle tagasi kutsus ja mulle niisuguse võimaluse leidis, et vahest kui ma tulen ikkagi õhtul kell 10, kell 11 koju, ma ainult jään magama ja siis niivõrd väsinuna enam ei mõtle. Tänu oma kolleegidele, kes mind ikkagi kõige rohkem aitavad elada ja olla, muidugi ka tuttavad ja sugulased ja kõik teised, aga abikaasa ema ja õed ja vend elavad ju Hiiumaal, nii et telefoniühendus on meil väga tihe nendega. Mina nagu neid ikkagi informeerin ja lohutan natukene, siis on endal ka parem tunne, kui ma olen midagi head saanud öelda, et nagu. So her work has a little bit helped her and she thanks the Estonian Kontsad who has kõigi nende sugulastega väga niisugune hea kontakt ja väga hea side ja tõesti tohutult hea meel on, kui ka keegi Hiiumaalt helistab mulle ja küsib, et Sirje, kuidas sa tunned ennast või kuidas sul läheb ja siis veel lohutab ka mind, et usu ikkagi ükskord tuleb see päev. Nii et abikaasa vanematega ja sugulastega on selles mõttes, nemad aitavad mind ka elada ja olla, nii et meil on niisugune hea läbi saanud. Minu meelest. She
is again that she has good relations with all her relatives and friends, and they have helped her and said that keep hoping that there will come a day when he will come back. This is only hope to see. She has to keep. nii, ja ta ikkagi väga niisuguse range olemisega ja väga nõudlik enda suhtes ja see tingis ka seda, et meie ka pojaga pidime väga, no meil oli lihtsalt hea ja lihtne elada tema kõrval. Kõik oli lahendatud ja väga, meil ei olnud lihtsalt probleeme. Me ei kujutanud ette, et mis üldse võivad olla mured ja kõik, temaga oli väga lihtne. Ja ma kujutan ette, et ka laevas ta maksimaalselt püüdis probleemid lahendada aga oli range küllaltki. Aga ma ei oska öelda, sest mina ei sõitnud temaga koos, ma ei olnud tema alluvuses, aga ja väga ikkagi me juba üle 20 aasta tuttavad alates merekooli ajast. Et see ei ole niisama lihtne ega lühikene aeg, et järsku ühel päeval inimest ei ole, väga raske. Sidemed Saksamaal, siis need võisid tekkida seoses Trans-Estoniaga, mis liikus Tallinn-Helsingi liinil ja hiljem ka Rostock-Tallinn vist, või nad läksid Helsingist edasi Rostocki ja ilmselt kindlasti mingisugused sidemed kellegiga olid. Ja tol ajal oli Saksa suursaadik Eestis härra Wistinghausen, siis minu meelest oli ka härra Wistinghausen sõitnud selle Trans-Estoniaga Saksamaale, nii et ta kutsus ikkagi meid tähistama alati seda Saksa Vabariigi aastapäeva, sügisel kuskil on see. Nii et selles mõttes olid sakslastega tal sidemed olemas, aga enamat rohkemat ma ei oska öelda. She said that his connections to Germany were probably connected to Trans-Estonia, that sailed between the ports she mentioned. And then he knew also the German ambassador. Ennast algselt. Okay, I can only say thank you very much for that very, very long interview. Do you have any kind of photographs maybe which you could show us, or at least one or so, because it's very difficult to get a photograph of your husband. There isn't that many. You are just connected. Careful. Careful that you don't. Reception. Official reception. Aga ta ei teadnud, kas ta sisse saab ja tema valas endale siis selle lüsika ja külgi. This year or last year? Kas on alupiirdes? Jaa, mujalt filmige, selge. Kõik on siin nii. Tõsi, jah? Ise joonistas, need olid ise joonistatud. Ma isegi täpselt ei tea, ilmselt nad pidid peast joonistama seda. Probably they had it. Can you film that? Yeah. Yes, of course. I shall do at first. See majakas kingitida. See mehed tegid ise sõrve ära pealt. Seda on näruline kapsel.